Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude 31. osa. Pühade lõpuks on meil taaskord tulemas välja episood. Minuga liituvad Jakob ja Mattias. Tere! Tere! Täna meil külalist ei ole, kuid teemasid on mõnigivõrd natuke laiemad kui kool, aga ma arvan, et igal juhul saab olema mõnus ja hea episood. Igastahes followge meid Instagramis, vaadake meid YouTube'is, kus te praegu loodetavasti olete, või siis Spotify's ja Apple Podcastis. Ka seal on täitsa okei, väga mugav kuulamine. Jah, nii on. Ma ütleksin, et järgmine episood on meil ka uus segment tulemas, kuid täna räägime siis niisama laiemalt ja loodame, et ikka on kõigile on nauditav. Yeah. No kõige tähtsam, mis meil siin vist on lihavõtted, mis on just läbi saanud. No episoodi rekordimise ajaks on meil küll enne lihavõtteid, aga nüüd, kui nad läbi saavad, siis eks näis, äkki Instagrami tuleb midagi huvitavat ka, hoidke pilt peal. No kuna meil on ainult, ma julgeks öelda, et üks sügavamalt usklik inimene siin Jakob seleta. Mina kui äärmiselt sügav usklik inimene võin seletada, et praegu me salvestame siis reedel või mida kutsutakse ka suureks reedeks ning miks või me seda ei tähistata, see on leinamispäev tegelikult, sest et meie issand ja päästja Jeesus Kristus löödi reedesel päeval risti ning see nõuab suurt leinamist, sest et siiski Jumala poeg sai surma. Löödi risti siis laupäeval, seda, kui ma õigesti mäletan, siis seda kutsutakse halliks laupäevaks. Laupäeval ei olnud lihtsalt väga midagi, piibli järgi ei toimunud väga midagi. Ja siis, oli vähemalt nii hästi, kui ma mäletan, siis mingi ilm oli halb või mingi asi läks väga koledaks, et ei olnud nagu ilus päev igatahes. Ja siis pühapäeval ülestõusmispühad on siis see, kui Jeesus Kristus tõusis oma hauast ülesse. Et ma ei mäleta, kes see läks vaatama seda tema hauda, aga keegi läks vaatama. Mingi karjased võib-olla olid, et läksid tema hauda vaatama ja siis nad nägid, et see suur kivi on eest ära lükatud ja Kristus pole seal sees enam. Nii et sellepärast me tähistame lihavõtteid. Ma küll ei tea, kust tuleb traditsioon mune süüa või värvida. Nii et kui kumbki teist teab ja on võimeline mind valgustama, siis ma oleks väga tänulik. Mina ei ole. Ei oska öelda. Oota, ma võtsin Wikipeedia lahti. Oota, never mind, see on ainult räägib Jumalast. Nice. Ma tahaks korra vahele küsida, et kas Jeesus Kristus on mingi riste löödud kuskile ja siis visatud kuskile sinna koopasse lükatud kivi ette või? Oligi nii, et ta löödi rist ära, aga ta suri seal risti otsas ära. Ja siis ta pandigi sinna nii-öelda koopasse. Kas ta pandi koos ristiga sinna koopasse? Seda ma ei oska sulle öelda. Ma arvan, et ei, aga... Kas sa nimetasid seda enne tema hauaks? Kas me saame siis käsitleda mingit koobast hauana? Tõusis oma hauast üles. Ta maeti sinna, seega see on tänu tema matmisele on see haud tal nagu. Aga talle lükati üldiselt kivi ette. Mina ütleks, et matmine on kellegi mulle alla panek. Aga haud tähendab kohe, et maetakse kedagi või? Sina ütlesid, et ta maeti sinna. Anna andeks, mu sõnastus oli vale. Okei, annan. Aitäh, suur aitäh. Põhimõte oli see, et ta pandi kuhugi koopasse, lükati kivi ette ja siis ta pühapäeval, 3. päev, see kivi oli eest ära lükatud ja Kristuse laipa seal enam ei olnud, nii et ja siis ta läks taevasse just, midagi sellist, ma ei mäleta. Aga mis siis, kui keegi lihtsalt nagu, ma ei tea, võttis suveniiriks endale tema keha, vaata. Ja tegelikult ja ma arvan, et lihtrahvas käis
vaatamas teda kui mingi Kes näide. ei mingi hauarüüstajad või midagi, lihtsalt oli mingi see on see vend, kes risti löödi, võtame ta keha ära, vaata. Ma arvan, et kui sa oled hauarüüstaja, siis sa ei võta neid, kes nagu, keda karistatakse, vaata, vaid võtad just rikkureid ja neid ette, aga sest et Kristus löödi risti, sest et noh, ei, aga äkki kõik nad olid nagu, mida sa ajad siin, sa ei ole jumala poeg, mis nad prohvet, arvasid, et nad saavad tema käest nagu mingi võluvõimed, vaata, ja sellepärast võtsid ta keha ära. Ei tea. ei no, kes see seda teab? aga lihtrahvas jumaldas Jeesust teile. Jaa, pigem. No siis sa läksid küll huvitatud tema kehast. Ma arvan, et kui sa ülistaksid teda kui jumala poega, siis sa ei mõtleks tema haua rüvetamise peale. Ei, aga äkki nad tahtsid teda päästa. Ja kuidas sa täpselt päästaksid surnud inimese lihtrahvana? Mina teeks talle ilusa haua. Teevad CPR-i. See ei olnud sinu otsus, mees. Kui sa oled mingi lihtne põllumees, siis see ei olnud sinu otsus, mis temaga tehti. Ei, aga äkki nad tahtsidki talle teha siukse ilusa haua, et ta saaks hästi puhata. Ja siis selle haua tegemise käigus nad ei öelnud mitte kellelegi ja siis kui leiti, et Kristuse kehad pole enam seal olemas ja nähti, kuidas ta taevasse lendab, siis olid kõik nagu, et jõu. Aga me nägime teda taevasse lendab. Meie ei näinud, aga no lihtrahvas nägi. Aga kus nad teavad, et nad tulnukaid ei näinud? Ei no, nad ei teagi. Nad lihtsalt arvavad. Mina jäin siiski... Äkki Jeesus Kristus on nõid? Ei, mina ütleksin, et mine sure ära, mine taevasse ja ütle Jeesus Kristusele näkku seda, eks ole. Äkki nad nägid Harry Potterit lendamas? Ei, aga Harry Potter, anna andeks, oli sündinud hoopis, mis aastatel? 2000-tel. Ei tea. Igatahes. Harry Potter minu arust sündis umbes 2000 aastat hiljem kui Kristus. See ei olnud Harry Potter, aga mis siis, kui see oli üks vanem põlvkond võlureid, kes on Harry Potteriga seotud. Oota, las ma mõtlen, kus kohas Hogwarts asub? 7 maailmaradega. Seal. Oli nii, jah? Juhuslikult Jeesus Kristuse haud pesitseb kusagil Araabia maadel. Iisraeli juures. Ei, aga äkki nad võitlesid seal kurjaga. Ja mis siis, kurjaga nad võitlesid seal? No ma ei tea, pahategelastega. Voldemort. Ja see oligi see hetk, kui Voldemort nagu kinni pandi, vaata. Ja, just. Nad tegelikult nägid, kuidas Voldemort lendas taevasse, mitte Jeesus. Oi ei. Tõsime, et Voldemort lendab taevasse. Tema on küll patupriin. On küll tõesti. Aga noh, vaata, me ei teagi, mida nad nägid tegelikult ja nad ise ka ei tea, mida nad nägid. Piiblis on nii kirjas ja mina usaldan raamatuid rohkem kui sinu teooriaid seega. Piiblis on päris palju asju kirjas, mis on tõesti, ja sa oled päris palju asju öelnud ka, mis ei ole eriti loogilised. Jaa, aga Piibel ka ei ole loogiline. Minu arust on Piibel kõige loogilisem raamat siin maal. See siiski edastab Jumala sõna. Sina ei arva nii või? Kus me teame üldse, et Jumal olemas on? Ei, no ta on. Aga kus sa tead? Ei, no ma tean lihtsalt. Palun tõestus. Sest ma loen Piiblit. No jaa, aga kui ma loen Piiblit, siis ei tõesta mulle, et Jumal on olemas. Aga kas sa oled kunagi Piibli otsast lõpuni läbi lugenud? Ei ole, kas sa oled? Siis loe. Kas sa oled? Ja küll sa hakkad uskuma. Kas sa oled? Ja küll sa uskuma hakkad. Kas sina oled? Ja küll sa laste Piibli läbi Jakob, kas sina oled Piibli läbi küll lugenud otsast lõpuni? Küll sa usud siis, kui sa oled Piibli läbi lugenud. Jakob, vasta mu küsimusele. Varsti oled sa nagu mina ja usud meie Jumala olemasolusse. Jakob, palun vasta mu küsimusele. Aga huvitav, kust siis tuleb traditsioon värvida mune? Oh my god, Jakob! See on tõesti põnev. Okei, ma leidsin ühe vana legendi, mida ma tahan teile ette lugeda. No? Kõndis kord naine munakorviga turu poole. Vastu tuli hulk inimesi, kes laulsid ja rõõmustasid. Kui naine neid imestunult vaatas, küsisid nad temalt, miks sina ei rõõmusta? Kas sa siis ei tea, et Jeesus, kes mõni päev tagasi risti löödi, on surnuist üles tõusnud?
naine vastas, mina seda ei usu, kui see tõsi peaks olema, mingu need munad siin korvis punaseks. Vaatas siis korvi ja munad olidki kõik punaseks värvunud. Aitäh. Vana legend. Ja siis sellepärast mune värvitaksegi või? Jaa, kõlab suht loogiliselt. No jah, oleks seda lugu teadnud, siis tõesti. No võt väga huvitav traditsioon. Aga jällegi, tegu šokolaadimunad tulevad siis. Tegu on mustkunstiga. Sest kuidas saavad munad nii sama värvud ära. Just seetõttu, et kuna üldiselt tahetakse mune süüa ja kõigile munad võib-olla ei maitse, siis ma arvan, et võetakse lastele näiteks šokolaadimune. Ma arvan, et ongi peamiselt lastele ainult šokolaadimunad. Enam ei tohi šokolaadimune osta. Või Kinderi omasid mitte. Salmonella. Mis need on? Salmonella on neil. Õigus, jah. Ehk siis sööge tavalisi mune. Jah, sööge mune. Praemune on kuidagi võimalik värvida. Praemune, ma arvan, et toiduvärvi kõik on. Jah. Või pipraga, kui sa piisavalt paned, muutuvad mustaks. Jah. Põhimõtteliselt on kõike võimalik pipraga värvida, kui sa piisavalt pipart paned. Jah. Oota, kuidas te üldse värvite mune? Värviga. Niimoodi. See käib niimoodi, et sa võtad sibulakoored, ajalehte, nööri ja siis muna. Ja siis sa paned sibulakoored selle muna ümber, tõmbad ajalehe selle ümber ka ja siis paned nööriga selle kinni ja siis paned keema. Ja siis ootad, kuni munad ära keevad, mis ma ei tea, kui kaua see võtaks, ma pole varem mune nagu keetnud niimoodi. Ja siis sa võtad need välja, teed need lahti ja siis sibulakoored on andnud sellise siuke oranž, pruunikas, kuldvärv, siukes sigri-migri asi. Okei, aga neid teisvärvedega kasutate? No mu ema täna vist kasutas mingisuguseid. Okei, ja veel üks küsimus, mis päeval me peaksime neid mune värvima? Reedel? Või nagu tegelikult oleks ta vist pühapäeval selle nagu jutu järgi, mis Mattis rääkis. Aga minu ema värvis täna, nii et ma ei tea, kas ta tegi nagu ebatraditsiooniliselt neid asju täna või ta teab lihtsalt paremini. Ma arvan, et seal ei ole väga vahet. Ei mingi kindel päev on mõeldud külm, kunas neid mune värvitakse tegelikult. No võib-olla jah, tegelikult. Vist on pühapäeval. No ma ei ole kindel, igatahes värvige mune. Jah, värvige mune. Jah. No teema, mis meil eelmine nädal oli titepäev ja 12 klass aktus, millest me ka eelmine episood kõnelesime. Ja muljeid. Mis? Muljeid. No ainus asi, mida ma kogesin, oli see, et ma tahtsin minna saali, aga saal oli hõivatud 12-ndike poolt ja siis tuli Uwe Saar ajas mind välja. Ning ma nägin ka, kuidas mingi kari 12-ndike täiskasvanud isikuid võin ma mainida. Tuli välja saalist titeriietes. Nii et see on kõik, mida mina kogesin titepäevaga. Vot selle traditsiooniga mul on natukene küsimusi. See on viimane päev lapsena, pead kohe titt olema siis. Millal see välja kujunes? Kas see kujunes nõukogude ajal välja või? See tundub küll siuke nõukaaegne traditsioon, aga samas ma ei ole eriti kindel selles. Miks te seda titepäevaks nimetate? See on rietuvad nagu tited. See on stuudiumis kirjas kui titepäev. Tutipäev on selle nimetus. Aga kas neil olid kõigil tutid peas või? Ei. Kas neil olid tited peas? Ei, nad rietusid nagu tited, aga tutid ei olnud kõigil. Ei, aga kas nagu seda nimetatakse tutipäevaks? Ja titepäevaks. Titepäevaks samuti. Ma kuulsin, see aasta esimest korda, et see on titepäev. See on kogu aeg tutipäev olnud. No sul seal Vassekustel on päris palju asju erinevad. Ei, see ei ole ainult Vassekuust, ka mujal on tutipäev, mitte titepäev. Kus on mujal? Titepäev. No ma ei tea mujal, Kui sa ei oska konkreetselt näidata tuua, siis ma millegipärast ei usu sinu juttu. Võrus on ka tutipäev. Võrus on ka tutipäev.
Võrus ja ja kui sa guugeldad tutipäev, siis tuleb palju nagu mingi artikleid tutipäeva kohta, ehk siis see on nagu tutipäev ka. Et nagu lihtsalt, kust tuleb see nagu titepäev. No seal on erinev, mis mingi titepäev, tutipäev, mingi oli veel ju. Villu ka ütles, et see on tutipäev, mitte titepäev. kas sellel on vahet? Jaa. Kas ma ütlen ülestõusud pühad või munade pühad, sa saad aru? Ma ei tea, lihtsalt see on imelik, et see on titepäev. Sest see teeb palju rohkem loogikat. Muidugi see on imelik. Vahetame. Ma annan alla. Mul oli väga tore titepäev. Nii lahe oli. Miks ta siis lahe ma ei oli? tea. mis tõttu oli sinu tutipäev lahe? nii tore oli näha lapsi. Ei joo. ei, tegelikult mind ei visatud saalist välja. Või no kas tegelikult ühe korra ikka visati? ühe korra visati, aga teist korda ei visatud. Juhu. Ja Jakob ei tulnud saali, et koos su mängida. Pettumus valmistav. No ma oleks tulnud, kui sa oleksid vastanud minu sõnumile, aga sa ei vastanud Sa sellele. oleks võinud lihtsalt tulla sinna, ei või? Ja ma mõtlesin, et ma ei viitsi raisata aega lihtsalt sinna minna ja siis tagasi alla minna, kui ma ei saa. Okei. Kas keegi meist ei käinud keegi seal 12. klassi taktusel on ju see viimase koolikella aktus? Meist kolmest vist keegi ei käinud, aga meie kallis klassivanem Kärtriniti käis, tegi kõnelausa. Jee. Väga hea kõne oli. Miks te ei tähista koos minuga? ma kuulsin, et see ei olnud väga hea kõne. Kes nii ütles? No kes julgeb niimoodi öelda? Ma ei hakka siin nimesid ütlema. Ei hakka, jah. Ainukene asi, mida ma kuulsin, et vist oli Oksa kõne oli hea. Joo. Siim Oks on väga hea kõneleja, tuleb välja. Big up. Big up, Simmu. ei. Big up Simmu. ei ole väga. Old Simmu at the block nagu. Mees teeb neid kõnesid nagu damn. Igatahes väga lahe titepäev oli. Jaa. Kiidan heaks. Jah. Millele see aktus üles ehitatud on muidu? Mis asja? Millele see aktus üles ehitatud on muidu? Lihtsalt sellele, et me saaks selle lugeda. Ei nagu, lihtsalt me saaksime 12-ndikele sõnad peale lugeda. Ma ei tea. Tegemist on õppige aktusega. nüüd hästi tublisti. No muidugi see juhtkond, mul on üks siuke, ei tegelikult ma ei hakka seda lugu rääkima. Igatahes jah, ma arvan, et üks asi võib-olla tõesti üritavad motiveerida õpilasi õppima ja saama häid tulemusi mitte koolimaine jaoks, vaid iseenda jaoks. Nii et see on kindel eesmärk, ma arvan. Aga samuti ka siuke sümboolne hüvastijat võib-olla kooliga. Aga see samuti on ka võib-olla tulemas enne suve, ma ei tea. Jah. Kas teie Vahet ei, häälda sõnad välja, Jakob. Okei, ma mõtlen, oota. Nii, kas teie teate, kas enne suve on veel üks aktus 12-ndikel? Ei tohiks olla. Nii et see ongi nagu täiesti viimane aktus. Lõpuaktus on ka. Lõpuaktus on. Jah. Aga nagu nii koolis ei tohiks olla rohkem ühtegi. Et see on nagu viimane. Okei. No siis ongi suht mingi koolimajaga hüvasti, et... No see ongi ju viimase koolikella aktus. Jah, no täpselt. Siis leidsime üles selle Iva. Jah, palju õnne neile 3 12-ndikele, kes meid kuulavad. Suur aitäh. Palju õnne teile. Ma mõtlen, et järgmine aasta proovime enda podcasti saada koolikellaks, vaata, selliselt hakkab käima seal mingi see intro, vaata. See oleks natuke piinlik lihtsalt. Tere tulemast, kuula. Reaalselt, terve kõnnid ringi, kuuled oma häält lihtsalt. Või ma mõtlen, et see on nagu see koolikell olekski, vaata mingi, nagu Ando ütleb mingi, no nii kotid, tund on läbi.
Lähme järgmisesse. ja nüüd siis ei see on see iga kord kui tund lõpeb, siis tund lõpeb sellega, et Andu teeb mingi teemavahetust vaata. Ja nüüd kiire üleminek siis tittepäevale. Lähme nüüd üle siis söögi hindamisele. ja meie lisame selle enda UPT eesmärke vaata. UPT eesmärkideks on saada oma podcast koolikellaks, ainult et noh, me ei saavuta seda veel, kui me kaitsma läheme. No idee see ei ole meie eesmärk, lihtsalt ütlen ära, see ei saa meie eesmärk olla. jah, tõepoolest. ja ei, see ei ole meie eesmärk. Parimas eestikeelses gümnaasiumis ei lõpeta tundi minu hääl nagu. juba sellel juhtul. mina ütleks, et miski pole võimatu. Jakob, sul on nii palju neid klippe ka vaata, kus me mingi täiesti lolli asju ütleme. mingi lolli juttu ja siis paneme need, teeme mingi puhkeka jutud eri, vaata, kus on lihtsalt mingi 3 tundi seda mõttetut jura, vaata. Ja siis seda saavad lihtsalt lasta sinna. Ja see on plaan. Plaan on paigas. jah, see oleks uut tore. Kuuled, ma ei hakka isegi ütlema, mida kuuleks on. Igasugu asju kuuleks. Vaata, aga huvitav on see, et kui me läheme kaitsma, onju, siis kas nagu keegi kuulab kõik meie osad läbi enne, kui ta nagu palun see, kes retsenseerib edu. ei, sest et mingi 12 tegi mingi nagu mingi animatsioonid tegi, onju, ja siis see Poom oli tema retsensent ja siis ta oli kõik või nagu ta kommenteeris nende mingi osade kohta, et et seal öeldi seda, vaata, et kas see nagu on sobilik või midagi sellist. Ja mõtlesin, et kas ta tõesti kuulas kõik 17 osa läbi või. Aga need olid nagu mingi 20 minutit pikad. Meil on 30 osa, mis on tund aega. jah, no keskmiselt mingi 50 midagi minutit vist, jah. Nii et... ja nüüd mõtle... ei kuula, ma arvan, ta lihtsalt kuulab paar üksikut episoodi ja saab aru, kas me oleme arenenud või mitte. Ja oleks suur pettumus, kui me ei ole seda teinud, aga no võt. noh, teate küll, siin kooliaasta on niivõrd kiiresti veerenud, ehk siis rattad on välja tulnud, et minu point on see, et mina hakkan nüüd varsti rattaga käima, kuna ilm läheb heaks väga hästi, ja samuti olen ma kuulnud, et Tartu rattaringluses on paar uuendust, mida me peaksime, oleks tore, kui me ka teistega arutame, sest paljud noored ka seda võimalust rattaga sõitmiseks kasutavad. No kuna teie sõidate, äkki teie teate siis, mis seal uuendatakse? No ainus asi, mida mina tean, mida uuendatakse, oli ma tean ka 2 asja. Üks on see, et sellele äppile tehti paar uuendust, nii et nüüd sa saad vaadata, muidu enne ütles mitu tavaratast ja elektriratast oli. Aga nüüd sa saad vaadata elektri- ja tavaratastega akut ja selle seisu, et mitu protsenti akut sellel on. Ning ma tean ka seda, et enam ei saa kaugelt teistele lahti teha rattaid, nii et eelmise aasta sõbralik jagamine hakkab vist natukene vähemaks jääma see rattahooaeg. Kas hindasid tõstetakse? Ma ei tea, aga mind ei huvita, sest ma saan oma bussipiletiga tasuta sõita. Nii et vaata mis. Aga ma ei tea, ma ei tea, kui paljusid inimesi see nagu mitte kaugelt lahti tegemise võimalus mõjutab nii-öelda, et kui suur löök see neile olla võiks. Et kas nüüd nad peavad mingi täiesti teise plaani välja mõtlema endale või hakkavad järsku räigelt või ropult raha kulutama. Aga eks me näis, mida ilusamaks ilmad lähevad, seda rohkem tuleb see probleem välja võib-olla. No see ei ole nii kallis ju. Jah, aga kui ei taha kulutada seda 30 €, siis ma saaksin aru, miks . No kõik oleneb, kui palju sa sõidad muidugi.
seda kindlasti. et jah, võib-olla kui sa sõidad mingi ma ei tea, 1-2 korda, siis ei ole jah mõtet, aga kui sa sõidad rohkem, siis no mõtle, äkki on mõistlik teha see investeering ära või osta lihtsalt tavaline jalgratas, see on ka valik. Jah, see on ka väga hea point. Osta siis tavajalgratas endale. See on, või ma arvan, et isegi ei pea ostma. Saad mingi perelt, kellelgi ikka on jalgratas ju. Muidugi, elektrit ei ole, aga jah, seda nüüd küll. Kui väga tahad, saad selle ka ise sinna juurde panna. Jah, aga see võtaks vist või nõuaks suhteliselt palju oskust ning ka raha. Jah, aga alati kui sa ei taha see 30 eurot maksta, siis sa võid maksta, ma ei tea, kui palju see läheks, aga palju rohkem. Maksa 1000 eurot ratta eest, siis sa säästad 30 euri ja ei pea elektriratast võtma siit rattaringlusest. Jah. Mitu aastat sa pead sõitma selle oma elektrirattaga? Päris kaua. Vaatame palju see pilet, see 30-eurine pilet, kaua aega ta kestab sul. Ta võib olla mingi kuu aega või? 30 euri pilet on aasta aega ju. Jah. Või oli 50 eurone või? Oota, kus ma piletid nüüd? Aastapilet 30 eurot. See on ikka mugavalt odav, olgem ausad. Seda kindlasti. Nii et kui sa ostad 1000 euros jalgratta, siis sa peaksid umbes 33 aastat sõitma sellega, et to break even. Ja siis sa selle 30 aasta jooksul su mootor ei tohi katki ka minna. Jah. Sinna ei tohi tulla rohkem rahalisi investeeringuid juurde. Ehk siis mina julgen soovitada seda aastapileti varianti vähemasti. Aga jällegi, kui papal on raha, miks mitte, ostke endale need kallid elektrirattad. Jah, siis jääb teistele rohkem rattaringlust. Ja te saate fleksida oma kalli rattaga. Win-win. Ei, aga kui nii hädasti mingisugust sellist kaarti või mingit nii-öelda membership endale teha ei taha, siis sa saad alati Bolti tõuksiga ka sõita. Need on ka igal pool laiali. See on ka või ka siis enda elektritõuksiga. Jaa, osta enda elektritõuks 5 soti eest. On nii odavad? Mõni ikka on. Wow. Ei selles mõttes Bolti tõuksidega minu arust see on just jumala mõnus niimoodi, et kui mingi elad suht kaugel sellest kohast, kus sa oled või tahad minna kuhugi kaugele, muidu võtaksid takso endale, aga takso maksab nii palju, siis sa võtad lihtsalt Bolti tõuksi, sõidad veidi kauem võib-olla. Ja kui väga külm ilm on või mingi vihma saab, siis on eriti hädine, aga muidu on nagu jumala mõnus. Et saad odavalt, saad suht kiiresti saad kohale oma soovitud asukohta ning on nagu lihtne võtta, et sa lihtsalt skännid selle QR-koodi ja hüppad peale. Kas te teate seda mis oli One Wheel või? Ei. See üherattaline asi. Ja, just. Jah, need on väga huvitavad. Iga kord, kui ma näen kusagil kesklinnas sõitma kedagi sellega, siis ma ei tea, ta tundub mulle kohe siuke veider tüüp. Kohe siuke veider tüüp või? Me pigem mõtleme mitte seda tsirkuse oma, eks ole. Ja. Ei, see on põhimõtteliselt sama, aga see on lihtsalt elektrooniline. Sa kihutad ringi sellega. Ma saadan teile pildi sellest vaadake Messi. Kui see kunagi need. Ja okei. Suke, kes teab tasakaalu liikuri moodi, aga ainult üks ratas. Ja see on ainult 2200 eurot. Ainult? Jah, Come on, kutid. See on umbes ma ei tea, mida võrdlusesse tuua nagu. See on paar tuhat odavam kui mõni paar tuhat eurot kallim. See on su üks odavamaid passateid. Ei, aga mõelge, kutid, inflatsioon, raha väärtus nagu nii kukub, ehk siis raisake kõik ära, mis teil on. Jaa, kulutage kõik ära. Aga ärge kulutage alkoholi või kõige sellise muu peale, sest et see kahjustab teie tervist.
aitäh, Mattias, teate eest. jah, Jakob, see oli sulle suunatud. Ma ei tea, millest sina räägid, ma pole elu sest tarbinud. jah, karsklane, meie kõik oleme. Igatahes. Karsklusest rääkides, kas te kuulsite, et Moskva lipulaev lasti õhku? see on actually hea üleminek ja olen kuulnud küll. Väga huvitav lugu, mis me teame selle kohta, mina väga palju ei tea. Mis sa arvad, mis Venemaa ütles põhjuseks? Ei tea. No loogiliselt võttes, praegu käib sõda Ukrainaga, mis sa arvad, mis nad ütlevad, et kuidas läks see? Ma mõtlesingi, et sõja eesmärgil lasti maha see. Ei, Venemaa ütles, Ukraina ei suudaks meie lipulaeva kunagi maha lasta, nii et 2 madrust suitsetasid ja see läks iseenesest põlema. Okei, loogiline. Mulle meeldib see, et selle käigus või nagu teise vastase nii-öelda maha tegemise käigus sa teed ennast rohkem maha kui see, et sest ütleksid, et vastane lasi laevu õhku. Et meie väljaõppe on nii saast, et meil lihtsalt mingid panid konidega laeva, terve lipulaeva panid põlema. Aga ei, ukrainlased küll seda ei suutnud teha. See pigem on huumor. Ma mõtlen ka, et nagu mis selle point on nagu ei ukrainlased sa jätad oma rahvale parem muljena ei Ukraina jätad ikka või? Ukraina ei suuda, aga me oleme suht taunid. ei, Ukraina ei suuda ka 2 madrust oma suitsukonidega ja suudavad. Kui Ukraina ei suuda, siis need 2 matsi seal paadi peal suudavad. Ja nagu see kõlab nagu Venemaa mulle. Kuhu isegi nad ne viskasid, et see nagu ma ei tea, mingi viskasid kuhugi sinna mootorisse või midagi. Nagu mingi pool laeva on tehtud metallist. Ei no, sa ju ei tea, sa ei olnud kohal seal. jah, ei seda küll no. Äkki oli kogu laev lippe täis, lipulaev siiski. Jaa. Lipult pandi põlema kogemata oma konidega. Okei, siis need madrused oleks juba surnud. Noh, me ei tea muidugi neist aga midagi. jah, keegi ikka suri, nii et. Kujuta ette lihtsalt, sa paned enda riigi lipulaeval lipu põlema. Sa oled tehtud mees. jah, tehtud mees täielikult. Elus on kõik saavutatud, mida vaja. Sul ei ole rohkem enam nagu elu edasi elada, nii et olenevalt sellest riigist, mis on sinu oma nii-öelda. Seda kindlasti. Et tema kontekstis, kui siuke asi päriselt oleks juhtunud, siis ma tõesti kahtlen, et tema päevad on nummerdatud. Ei, see on loogiline. Vahet ei ole, saite aru küll. mulle lemmiks on see, et neid Venemaa riigikodanikke vaata, kes räägivad välja selle vastu, et Venemaa ründab siis Ukrainat, et Venemaa võtab neilt kodakondsus ära, aga üpris paljud on jäänud ikkagi Venemaale elama ja see tundub mulle huvitav. No see on see lollus, see on see Putini režiim. Mis luba sa taotled sel hetkel, elamisluba või? Mis passi alt? Sul ei ole enam kodakondsust. No võt, sa ei saa midagi teha, lihtsalt sul ei ole passi. Elad oma mingi väikses metsatuka sees mingi hütis kusagil. Pead oma lambaid kasvatama seal. Ei tea. Mis teie arvate sellest? Vaata, just oli see artikkel, et Vene sõdurid Butšas tegid pahandust. Ja nüüd protestitakse ja ka Eestis protestiti Tallinnas Vene selle saatkonna ees. Et mis teie arvate, lähete ka protestima või? No ma arvan, et ma tänavatele päris ei hakka minema, aga idee poolest ma ei saa aru, mida siin protestida on. Mul on siuke tunne, et kõik saavad aru, et see, mida venelased tegid, oli lollus või mida nad protestivad siin. Ma arvan, et nad lihtsalt tahavad nagu rohkem tähelepanu tuua sellele teemale, et selline asi nagu juhtus ja et
võib-olla siis ma ei saagi aru, kas nende protestide põhimõte on see, et nagu noh, väljaspool Venemaad on ju, on see, et kas nad tahavad, et nagu need riigid läheksid siis nagu sõtta Venemaaga või noh, et mis see täpsemalt on, vaata. Et nagu jaa, me toetame neid oma relvade ja söögi ja joogi ja raha ja kõige muuga ja laseme nende inimesi siia, aga inimesed siiski ei ole rahul ja siis on nagu minu küsimus, et mis meie riik siis tegema peaks, lihtsalt ütlema, davai, lähme ka sõtta. Nojah, arvestades seda, et tegelikult Ukraina võitleb ikka väga hästi selle Venemaa vastu, isegi no jääb mulje, nagu Ukraina oleks juhtimas nii-öelda, siis noh, kui keegi üldse saab siin tegelikult sõjas nii-öelda võita. Aga no me abi pakume ja aga samas nagu võiks see asi, ma arvan, et kõik tahavad, et see lõpeks nagu kohe-kohe ära, eks ju. Et No keegi jaa, ei võimalikult viitsi enam vara ikka. näha seda mingi uudistes, aga no siiski ma olen nõus sellega, et me ei saa lihtsalt öelda, et okei, meie riik ei ole oluline, lähme nüüd ainult Ukrainat aitama, et see meil on nagu noh, need, kes protestivad, nad võib-olla ei tea nii hästi, mis tegelikult nagu valitsuses, põhimõtteliselt mitte keegi ei tea, kes ei ole nagu valitsuses või parlamendiga seotud, et mis otsuseid seal praegu vastu võetakse või mille kallal nagu tegeletakse niimoodi. Et meie teame ainult neid otsuseid, mis on vastu võetud, aga mille üle arutletakse ja nii edasi, et ma arvan, et suur osa sellest on meile noh, kas just mõistatus või tundmatu, aga väga palju, väga täpselt me neid asju ei tea tõesti, seega rahutuks võib see ju teha ja eks protest olegi siuke rahutuse väljanäitamine. Jah, ei, ma ei hakka vaidlema vastu sellele üldse. Jah, ei tea. No see on sõjateema, noh, siin seda on kõike oodata, nõme, et on sõda, eks ju, aga noh, selles mõttes meie ei saa nüüd niivõrd palju selle vastu teha ka, ilma et me nagu mingi oma terve elu peaksime andma selle nimel. Lähme ka sõtta, kuigi noh, meid vist ei lasta. Jaa, ei prolli mitte. Sind võib-olla veel, aga noh, vanusest rääkimata, ma arvan, et väga paljusid inimesi ei lasta sinna Ukrainasse. Meid Venemaa hoiatusel siiski öeldi, et ei tohi relvastus, tegelikult ta ei taha, et keegi üldse millegagi aitaks, aga no me aitame ikka seega. Me juba eirame seda Venemaad, seda suurt ja hirmust Venemaad. Ma ei tea, Venemaaga ütles Rootsile ja Soomele, et ärge liituge NATO-ga, aga mõlemad riigid on oma avalduse teinud, et tahaksid liituda NATO-ga, nii et Venemaal läheb hästi nagu. Iga asi, mida ta ütleb, ärge tehke seda, muidu on tagajärjed, mitte keegi ei kuula, teevad vastupidist nagu. No ma arvan, et see sõda tõestas peamiselt tõestab peamiselt ainult ühte asja ja seda, et Venemaad tegelikult ei tuleks vähemalt nii palju karta, kui me võib-olla oleme kartnud teda. No, tuumapommid on tal siiski, nii et. No jaa, aga selles suhtes, mis tarkusega nad hakkavad siin tuumapomme loopima, kui ülejäänud maailmal on mingi 50 korda rohkem neid, kui vaja, et mingi terve Venemaa õhku lasta, nii et olgem ausad. Neil seal ei ole vist tarkust eriti üle enam. Selles mõttes küll. Putin on vähihaige, tal lihtsalt peast soe juba. Ta läks hulluks ära. Jah. Ja ma nägin mingit uudist selle kohta, et Putinit on külastanud viimase, äkki oli 2 aasta jooksul umbes mingi 20 korda see mingi vähiraviarst inimene, mingi, ma arvan, et tema keemiaravi teinud talle või midagi sellist. Või mingi ülevaatlused või kontrollid või mis iganes. Et noh, mingil määral on tulevik helge. Aga noh, eks need arsti külaskäigud ei ole siin kinnitatud mitte kellegi poolt, vaid see on rohkem siuke kuulujutu moodi asi. Aga noh, kusagilt see kuulujutt peab ikkagi alguse saama. Seda küll. Elame, näeme. Elame ja näeme. Veel küsimus, et
kui me nüüd Venemaa lipulaeva juhuslikult ära hävitasime, mis see protseduur nüüd on, et nad ehitavad uue või valitakse auastmelt järgmine? No, et kui teaks, siis ütleks, aga no kui ma pakkuma pean, siis ma arvan, et võetaksegi lihtsalt järgmine kõige suurem laev, mis neil on, ja siis topitakse mingi lipp sinna kuhugi. Ega no neil väga palju midagi paremat teha ei ole, ma arvan, et uut mis otstarbel on isegi see lipulaev, nagu seda ju sõjalisel eesmärgil ei kasutata või kasutatakse? Ma ei tea tegelikult. Me pole piisavalt kompetentsed vastama vist. No nime järgi ma eeldaksin, et sellel ei ole mingi sõjalist eesmärki, aga samas kunagi ei tea. Ma arvan, et mingi kindel varustus peab ikkagi olema ju. Sest ega nad niisama mingi laevakese või mingi paadikesega ringi ei hakka sõitma. Seega mingid asjad seal peal ikka on, aga võib-olla päris rindele seda asjana ka ei saadeta. Aga see on siuke nõme teema, ei taha rääkida. Kas see oli see sama laev, mis sai kurikuulsaks, et Russki karaabel liidi kuhu iganes, aga ei oska öelda. Ma arvan, et ei ole. Okay. Ai, mingi uudis oli, et see laev lasti maha. Ma arvan, et need on lihtsalt 2 eraldi laeva, mis maha lasti. Ma arvan ka. Ja, täitsa võimalik. Aga jah, too ka väidetavalt. Ei too laev võib tead küll, räägi Mattias. Mida ma räägin? Ma ei tea, saaksid ütle midagi. Ma juba ütlesin ära. Okei, väga hea. Häälda oma sõnad tead, ma isegi ei taha vahetame teemat. Aindu, sa tahad kas sa tahad meile rääkida mõnest lahedast USA gängist? Hästi haige. Räägi USA nüüd, palun. Mul ei ole täna hea päev. Kuivõrd palju ma tean neist, see muidugi küsitel, ma tahaks öelda, et tavainimesest natukene rohkem, eriti siin Eestis, aga põhiliselt ma tahaks välja tuua võib-olla, kes natukene rohkem süvitsi on Ameerika uudistega, teab siis, et USA-s on eriti Los Angelese piirkonnas hakanud gängid aktiivsemalt tegutsema justkui varguste eesmärkidel, et meil sellist probleemi siin pole hetkel. Suurlõksõnal hetkel praegu. Jah, et ma ei tea, väga probleemne on seal vist see, et justkui mitte milleski on hakatud röövima palju rohkem, kui seda on tehtud varasemalt. Aga huvitav, millest see seisneb nagu? Ma mõtlen ka, et kas seal on nagu mingi rajoonide vahelised kokkulepped? Ei tea. Kas nad tulid kokku, otsustasid, et nüüd me hakkame pihta, või nad tegid seda vana head, et okei, nemad tegid seda, me peame ka. Nemad tapsid ühe meie oma, me oleme tapame 2 nende oma. Ma arvan, et võib-olla ma ei tea, sest nagu viimane nagu väga suur nii-öelda hip-hopi artist, kes mingi Gang Violence'iga ära suri, oli X või? Sest vahepeal oli väga mingi suur prolli küll, jah. Vahepeal on mingi Lil Loaded asjad ka kadunud, aga need mingi natuke väiksemad, mingi Nipsey Hussle, tema oli tegelikult päris suur. Praegu on vist põhiline see Chicago, mis seal toimub, seal kaovad pidevalt nad ära. Aga Chicagos suri see King Von, ei või? Võib-olla vabalt, ei tea, seal Chicagos keegi ikka igapäevaselt. Okei, seda küll. Chicago, ta on mitte võib-olla kõige esimene, aga üks suurimaid mõrva, ma ei tea, kas see on nagu protsent või mis ühikutes siin seda mõõdetakse, aga seal mõrvataksegi suht kõige rohkem maailmas. Nii et Chicago on äärmiselt lahe linn ja ma tahan külastada seda. See tuletab mulle meelde, et Läti on Euroopa mingi mõrva pealinn või midagi. Pealinn, jah. Või nagu see, juhtiv esindaja. Ja me saime aru su mõttest küll, et jah, okei, Läti ei ole pealinn. kui ma ei tea seda referentsi. See on lihtsalt tingitud, ma arvan, sellest, et meil on niivõrd vähe inimesi siin. Ja ma ei tea, kas mõrv on õige sõna, kas sinna läheb suitsiid alla, sest kui läheb, siis siis on mõistetav. Ei lähe. Balti riik. Ei lähe või? Mõrvale sa tapad ise enda ära.
siis on mõrv . siis me oleme kõvad tegijad . Läheb see või ? Tegelikult ma ei tea , ma võin . No põhimõte on selles , et või Baltimaad on depressiivsed ning samuti on siin mõrv väga palju . Eestis mitte , aga teistes Balti riikides võib-olla . nii et millest see tingitud on , mida me arvame ? kas see on meie ajalugu või see on tänapäeva ühiskond ja sallimatus erinevate inimeste suunas ning kas siis see sallimatus viib nad üle piiri ? mis asja ? ootan vastust teilt . mis sa küsisid ? ma ei ole õiget kommenteerida seda . oota Okei. ma arvan , et vene rahvuse suur osakaal Balti riikides . ma lugesin , et suitsiid ei ole mõrv . aga siis on nagu see , vaata , et on tegemist suitsiid on mõrv , paradoksaalse väitega . kus sa tapad teisi inimesi , aga sellega tappes ka ennast , et siis on nagu mõrv ka , vaata . aga kui sa tapad ainult Jah. siis see on nagu kaks eri asja , vaata , aga lihtsalt väga lähestikku , see on see , Ei et no, tapad ei, teise aga ära ja vaata. siis iseenda . ei no vaata , üks on see , kus sa tapad ainult iseendale , aga teine on , kus sa nagu tapad teisi inimesi ka Aa. selle käigus , nagu need , Murder suicide või ? jah , just . Nagu- nagu need- see oleks nagu mõrv ja enesetapp kokku pandud . nagu need islami suicide bomberid , vaata . Siuke . jah , et nemad on ka mõrvarid ja see on nojah , nagu nad mõrvavad ju Jah. teisi inimesi Jah. ja siis tapavad enda ka ära . jah , aga kui sa lihtsalt tapad enda ära , oletame , et ta laseb selle pommi üksinda kuskil kodus õhku , onju , keegi teine ei saa surma , siis see ei ole mõrv . jah , aga kas sina teadsid , et kui sa 19. sajandil Euroopas üritasid ennast ära tappa , siis ja noh , sind peeti kinni , siis sind poodi ülesse avalikult . vau , ei et kui sa teadnud . tahtsid ära tappa ennast , aga ei saanud hakkama , siis valitsus lihtsalt tappis sinu ja sinu eest ära . no siis on win-win ju . no kas just . noh , ma tahaks veel Ameerikast natukene kõneleda . no no kõneleme . no seal tekkisid need gängid siis , kuidas me eesti keeles ka ei nimetaks neid , ei oska öelda . kogukonnad , no rassiliselt eripäraselt võime nii öelda , eks ole . mitte ainult , rassiliselt aga koondusid kokku . see on piirkonnaliselt minu arust . et nojah , noh , jah , kuna USA ajalugu on äärmiselt rassistlik ning segregatsioon , kuigi see nüüd ei ole pikka aega olnud legaalne , on see siiski olnud mõjus tänu USA rassistlikule ajaloole ning seetõttu üldjuhul võib öelda , et vaesed rajoonid koosnevad siis peamiselt ainult ühest rassist või noh , mitte ühest kindlast rassist , teised rassid võib olla kõik koos . igatahes , no Eestis ei olegi sellel põhimõttel siis saanud tekkida neid , ma oletan . põhimõtteliselt jah . aga nüüd Euroopas on vist just selle sisserändega nii Araabia maadest kui Aafrikast tekkinud siuksed kogukonnad . nõus ? ja no siuke mulje on jäänud küll jah . ehk siis siit võib-olla tulebki see poliitiline debatt , et kas me peaksime välismaalasi sisse laskma , konservatiivne vaade on jep , meil on nüüd pahad kogukonnad ja liberaalne vaade on , et jep , keegi toob mu Bolti kuradi tellimuse koju . ma ei tea , kas see on nagu ainus asi , miks liberaalid lasevad neid sisse , aga jah , umbes midagi sellist . ei , ma arvan , et noh , siin muidugi saab vaielda väga pikalt ja kaua , aga siin on palju on ka mängus minu arust nagu kultuuride erinevus üldiselt , et Euroopa kultuur on , ma eeldan , et me kõik teame seda , et Euroopa kultuur on vägagi erinev Araabia kultuurist , noh , kuigi Euroopa kultuur on mõned asjad saanud nagu viisakuse ja mingi siuksed asjad või noh , eetika ning mõningad põhimõtted pärinevad , eks ju , meil Araabia maadelt , aga suures pildis on tegemist väga erinevate kultuuridega . et siis noh , see , kuidas me saame need kultuurid kas nagu suhtlema panna , ma ei tea , kas see on õige sõna , aga no piltlikult , et kuidas me saame need kaks kultuuri panna kokku
niimoodi, et ei oleks mingi suhtluses mingisuguseid konflikte või et erimeelsusi, mis tulekski lahendada sellega, et meil on vaja keegi välja visata või et keegi läheb vangi, sest et keegi tappis kellegi teise ära või midagi sellist. Et eks need ole veel küsimused, millele me inimkonnana võib-olla vastust veel nii hästi ei tea või ei tunne. Aga ma usun, et mingi hetk me saame küll hakkama nende küsimustega, nagu me alati oleme saanud. Nii me kõik arvame. ma arvan, et poliitikadebatt on veidi ebavajalik siia lõppu, ehk siis nõustume viisakalt. Tõmbame otsad kokku ja nii on. Just nii. Nagu äsja öeldud, on meil järjekordne episood lõppenud. Loodetavasti kõigil oli võimalik siin ülestõusmispühade ajal endal mune teha ning muidugi kõigile munad maitsesid. Palun followge meid Instagramis @puhkekajutud. Võite saata meile pilte ja anda niisama tagasisidet, kuidas teil läks ja mida te tahaksite rohkem meie podcastist näha. Followge meid veel Apple Podcastis ja Spotify's. Mugav kuulamine saate telefonis või mujal nutiseadmetest vahepeal teha, mis soovite, ning YouTube'is subscribe'ige meile. Oleme juba tagasi järgmisel nädalal. Tšau! Tšau! Tšau!